3 minutit lisaaega, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees. Head kuulajad, head ettekandjad. Alustuseks ma ütleks küll, et see Riigikogu ongi, kus poliitikat teha, mitte siin rääkida, et me poliitikast ei räägi. Ja kahju muidugi, et ettekandjaid ei ole saalis kuulamas seda, võib-olla nad on kuskil interneti teel. Et siin kõnedes siis tulebki tegelikult koorubki välja tegelik seisukoht ja tegelik tõde. Ütlen ausalt kohe ära, et EKRE toetab selle 546 miljoni suunamist põllumajandusse. EKRE on alati toetanud põllumajanduse jätkusuutlikku toimimist ja maapiirkondade arengut. Ja nüüd, kui me räägime poliitika juurde, siis tänane olulise tähtsusega riiklik küsimus on poliitiline küsimus. Nüüd põllumajandusorganisatsioonid väidavad, et tänane aktsioon on apoliitiline. See ei saa olla mitte kuidagi apoliitiline. Number 1, tänane olulise tähtsusega riiklik küsimus, mis on poliitiline. Ja teiseks, valdkonnaminister poliitilise käilakujuna sõidab traktoriga kõige ees. Tulge mulle öelge, et see ei ole poliitiline. Ja tänane toetus või meeleavaldus, mis on kujundlik siin Riigikogu ees, millest ma aru ei saa, on ühe erakonna sotsiaaldemokraatide toodud Valgevene traktor Riigikogu ette, toetamaks põllumehi. Et igaüks saab ise teha siit oma järeldused, kusjuures see ei ole põllumajandustraktor, see on metsandustraktor. Nii et siit lähtuvad ka need visioonid, kes mida eelistab. Aga tuleme tänase päeva juurde ja mitte, et ma kõike oma peast ei teaks ja ei oleks asjaga kursis endise konsulendina ja ministrina, aga mul on ühe Virumaa põllumehe mõned mõtted saadetud. Need kajastuvad väga hästi ka tänase ettekandjate seisukohtades ja ülevaatustes. Et tuleme selle Ants Hannes Viira ettekande juurde, kus toodi välja ettevõtja tulu lõhe süvenemise. Kahjuks on siin aastate 2023 viimane, mis tuleb Euroopa Komisjoni FSTN-i andmete põhjal. Aga kui me vaatame selle diagrammi liikumist, siis vaatame, mis poliitikat tehti. Kes olid võimul sel ajal, kui hakkas nokk alla minema? 2022 võimul olid Reformierakond, sotsid ja Isamaa olid siis. Vahepeal käis ka Keskerakond. 2023 see investeeringute puhul, tähendab ettevõtja tulu süveneb veel rohkem. See tähendab ettevõtjale jääb raha veel vähem kätte. Ja millest see tuleneb? 2023 peale Riigikogu valimisi sotsid, Reformierakond, Eesti 200. Ja millest see tuleneb siis? Peale seda tehti riiklikud otsused, kus tõsteti aksiise. Jah, põllumeeste erikütust, eridiisli aksiisi ei tõstetud. Võib-olla see oligi see komm, millega põllumehed maha rahustati. Aga see aksiis ei tõstmata. Siis põhiline, mis on maamaksu kiire tõus. See maamaks rakendub ja liigub edasi rendihinnadesse ja lähtuvalt sellest omanikutulu väheneb. Siis oluline asi on õiglane hinnajaotus tarneahelas. Riik peab tagama ebaausad ja piirama ebaausaid kaubandusvõtteid kaubanduskettides ja kaubandusettevõtetes. Ja muidugi üks oluline asi on ka, et avalik sektor peaks eelistama ikkagi eestimaist toitu ja Eesti tootjaid. On ta siis koolide sööklad, koolide toidu, lasteaedade sööklad ning lähtuvalt sellest siis saaks piirkonna ja lähipiirkonna tootjad eelistatuks. Mis on oluline? Bürokraatia. Bürokraatia kasvab. See, et me eile lõpetasime Sapardi seaduse kehtivuse, see ei vähenda bürokraatiat. Bürokraatiat tuleb juurde ja põllumajandus eriti. Mäletan, aasta tagasi oli siin Riigikogus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika arutelu, kus toodi sisse sotsiaalne tingimuslikkus.
mis tegi lisanõudeid toetuste taotlemiseks, sotsiaalne tingimuslikkus. Ja kui ma ütlesin, et see ei ole teema, et see on teema, millega te põllumehed jääte hätta ja nüüd ongi asi käes. Kui sa 5 päeva jooksul ei vasta Tööinspektsiooni kirjale, siis võetakse sul kõikidest toetustest 3%. Kõikidest toetustest, mitte ainult ühtsest pindalatoetusest, ümberjagatavast, vaid keskkonnast, loomatoetusest, kõikidest toetusest 3%. Aga see teadmine tuleb siis, kui see reaalselt endid puudutab. Väga palju on see, et sageli käsitletakse põllumajandust poliitika kujundamisel ja avalikes aruteludes kui keskkonnakoormuse allikat. See tähendab mõtete muutmist. On ta siis väetiste kasutamine, on ta siis nõndanimetatud maade üleskündmine roheluse tekitamise jaoks. Aga see on ju teadlik ideoloogiline kuvandi loomine, et vastandada põllumajandust ja looduskaitsjat. See ei ole selline paratamatu, vaid see on teadlik tegevus, et vastandada. Aga tulles tänase viimase esineja juurde, et ma küll mõtlesin, et miks on täna viimane esineja on Hexest Materjalide esindaja, mis on riigi loodud lõhkainetehase juht, et kui me hakkame nüüd mõtlema, et ka stenogrammi huvides 546 miljonit, juba hakatakse meid suunama sellele, et julgeolek, kui me toodame lõhkainet, siis me oleme kaitstud, siis te saate toitu toota ja see on toidujulgeolek. Ehk me juba näeme, et hakatakse vaikselt suunama põllumajandussektorisse seda raha välja. Ja mis puutub Reformierakonda ütlemisse, et nemad kinnitavad ja Võrklaev postitusele pandi pöial, siis kurikuulsad sõnad, lugege mu huultelt. Reformierakonda ei saa uskuda, mis tähendab seda, et see 546 miljonit on endiselt kuskil üleval ja praeguse valitsusel ma ei ole üldse kindel, et see suunatakse põllumajandusse. Tänase just aktsiooni tuleb tunnustada põllumehi, et nad koondusid lõpuks ja tulid ennast näitama. Ma ei väida, et ta annab tulemust, aga selline esmane koondumine on oluline ja näitab ka põllumeeste ühtsust. Toetame põllumehi ja EKRE on alati seisnud selle eest, et tagada regionaalpoliitikas põllumajanduse jätkusuutlikkus, piirkondade jätkusuutlikkus ja maaelanike toimetulek. Aitäh! Suur tänu!